Mulle väga meeldivad lastega toimunud juhtumid, sest et lapsed on kas siis luiskajad või absoluutselt ausad, sest et kui tema lugemus või informeeritus on madal ja kui ta on seal 6-7 aastane, eks ole, ja kui ta räägib oma läbielamusi, siis kui need läbielamused jäävad õhtu öö piirile või öösse, eks ole, siis ei ole selge, kas ta on elanud seda läbi reaalsuses või on tema psüühikas see kuvand. Et Tartu Marguse lugu, Viitna Raido lugu, Lasnamäe Lehnotska lugu, et need on kõik niisugused huvitavad detailirikkad, nendes teatud tunnused korduvad, mida need lapsed mitte mingil juhul ega nende vanemad, mitte keegi siin Eestis seda, sest et ma ju tean ka seda filmiloomingut, mis liigub ja seal neid aspekte ei ole, eks ole, et kuidas. Aga mis need korduvad tunnused? Näiteks korduvad tunnused on see, et tulnukad nagu kontrollivad lapse sellist sotsiaalset küpsust ja tema siis sellist emotsionaalset küpsust, et neile pakutakse nagu süüa. Mida ja kuidas ja kui palju seda ma ei ütle, sellepärast, et see võib olla järgmise sissesõidu üks aspekt, aga see on väga vahva, sest et söögi moment on emotsionaalse ja sellise nagu leptilise üleelamise nagu signaal, kus tuletame seda kommionu seda ideed meelde, eks ole, et kuidas lapsi saab üles osta, kuidas nad on mõjutatavad ja seda samamoodi saab teda kontrollida. Oleneb mis süüa nad ka pakuvad, mida nad kui pakuvad. See on magus komm, siis... Ja just, et see, ütleme niiviisi, et magusa poolel ja kui seal magusa pooled pakutav, aga see ei ole üldse komm, sest et kommiga läks laps kergelt anneks, aga ma toon näiteks niivist. Jah, et see ei ole igatahes brokoli pakkumine, see on millegi magusa pakkumine. Teine asi on see, et nendel lastele selle faabula sees on elemendid, kus pakutakse neile või niisuguse, kus nad peavad sotsiaalselt nagu kellegi eest seisma. Näiteks seal Värvikas oli selle väike Leenakese lugu, kus tal oli 2-3 aastane vennas, oli kõrval toas, siis kui see vallandus tal see kontakt, seal ütleme akna taha tuli niisugune valkeskollane balloon, siis sealt eradusid mingisugused kiirte jupid, need tulid ruumi, liikusid ruumis ringi. Nüüd nende kiirte olemasolu, nende liikumine, nende trajektoor, nende koloriit ja mis see ta saadab, et kui ma leian niisuguseid lugusi 5 ja 10 aastaste vaheaegadega Eesti eri kohtadest, eri inimestel, siis see väärib nagu tähelepanu. Et siit saaks muidugi ühe näiteks mees ajakirjanikuga oli tema nooruspõlves oli selline juhtum ja et sealt saaks neid paralleele ja intriige tõmmata palju. Aga nüüd siis Lennakese lugu, et enne kui see asi hakkas edasi arenema, siis ta võttis oma väikse venna, viis vannituppa, pani ta sinna vannituppa kinni ja pani taburetti, pani ukse taha, et vennas välja ei saaks tulla, eks ole. Et väikene 6-7 aastane tüdrukukene saab aru, et see võib olla oht tema väiksele vennale, eks ole, ja siis selline nagu käitumine ja võt sellised detailid, kus selle sotsiaalse küpsuse või nagu lapse küpsuse kontroll toimub ja et me jõuame ilmselt selleni, kui sa küsid mu käest, et mis nende nähtuste taga võib olla ja mida nad taotlevad ja mis pärast nad toimuvad. Mulle tuli see praegu meelde, see kuulus juhtum Aafrika koolis, kus oli ju terve kooli täis lapsi põhimõtteliselt, neil oli üheaegne kogemus ja siis seal neile anti vist edasi
selline moraalne õpetus, et hoidke oma planeeti enam-vähem, on ju. Et see nagu tuli ka meelde praegu. Aga miks siis, miks lastele selliseid asju näidatakse või miks need olendid või tulnukad või kes iganes, miks nad laste poole pöörduvad? See koolilugu on huvitav selles mõttes, et need on 2 koolijuhtumit, üks on Aafrikas, üks on Austraalias. Sellel lool on palju tunnistajaid, et ta oleks nagu tegemist sellise antropoloogilise eksperimendiga, eks ole. Sellest tehti hiljuti alles mingi dokfilm ka, kus siis need inimesed olid täiskasvanuks saanud ja rääkisid sama juttu. Et seda eksperimenti saab vaadata siis nagu ajas kulgevat. No meie jaoks seal ütleme 60 aastat või 40 aastat on seal vahe, on see pikka aega, aga nende jaoks ta on ühe eksperimendi lihtsalt 2 etappi ja selle uuringuga tegeles ufoloogia maailmas John Mack, Harvardi ülikooli siis meditsiini nagu professor, eks ole, ja väga kogenud psühholoog, kes hiljem muutuski nagu siis väga intensiivselt tegutsevaks ufoloogiks ja tema küsitles neid lapsi, ta küsitles ka õpetajaid, lasi neil joonistada ja siis tegi neid kontrolle siis 20 aastaste vahedega. Et nüüd siin viimaste aastate jooksul on siis sellest tehtud päris värvikad niisugused dokmaterjalid, eks ole, kus inimesed juba nüüd küpses eas mäletavad ja seal on siis ütleme niiviisi 60-ndate, 70-ndate aastate varajane signaal, et seal oli siis need niinimetatud tulnukad siis hoiatasid planeeti tuumaohtude eest, siis nõudsid või viitasid keskkonnakaitsele, et eks ole siis tol ajal veel nii-öelda rohesignaale ja rohepöördeid veel keegi ei näinud, aga kohe-kohe olid nad nagu tekkimas, et praegusel ajal on see keskkonnateema hästi nagu kuum. Eesti esu.